Tere, mina olen siis Kersti ja sellel aastal me teeme majandusaasta veebiseminari kolmandat aastat järjest. Me juba oleme teda varem teinud, aga teeme seda jälle, sest kõigil on aastaaruanne vaja teha. Kui me seda veebiseminari välja kuulutasime, siis me kutsusime siia osalema ettevõtjaid ja neid ettevõtjaid, kes siis on otsustanud oma aastaaruande ise teha, kes teevad oma raamatupidamist ise, kes on otsustanud ka aastaaruande ise teha, siis me ootame neid ettevõtjaid, kes on mõelnud, et nad võiksid teha oma raamatupidamist Merit Activas aga nad pole veel üldse mitte tööga alustanud, neil on küll kõik dokumendid on oma kaustades olemas, aga nad pole veel kuhugi midagi sisestanud. Siis kindlasti me ootasime siia ka neid raamatupidajaid, kes alles alustavad oma raamatupidaja karjääri ja teevad oma esimest või esimesi majandusaasta aruannet. Ja tahan siis täna jagada teile selliseid nippe või trikke, kuidas numbreid seal raamatupidamisprogrammis ja kontrollida. See tähendab siis seda, et me ootasime siia siis inimesi, kes soovivad näpunäiteid, kuidas siis asju sisestada programmi, kuidas neid sisestatud andmeid kontrollida ja meie siis veebiseminari tulemuseks peab olema see, et ma siis saan näidata, kuidas koostada seda faili, mis siis sobib importimiseks äriregistri keskkonda. Hakkame siis slaididega minema. Nii. Hakkamegi siis seda ütleme siis päevakord või millest me täna räägime, on siis nõnda, et kõigepealt siis, mis asi majandusaasta aruanne üldse on, siis räägime raamatupidamise algdokumentide sisestamisest, siis töö automatiseerimisest Merit Activas. Kõige suurema ja mahukama osa võtab sellest seminarist siis sisestatud andmete kontrollimine, et ma praktilise näite põhjal näitan, kuidas andmeid kontrollida. Ja finaaliks on siis majandusaasta aruande faili koostamine. Majandusaasta aruande peavad siis esitama kõik äriühingud. Valikut ei ole, kõigil ta esitada tuleb. Enamasti on majandusaasta pikkus 12 kuud, aga kui ettevõte alustab alles, siis tema majandusaasta võib olla pikem, kuid ta ei tohi ületada 18 kuud. Tavapäraselt Eestis majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril, aga mõnedel ettevõtetel on majandusaastad teistsugused ja see on ära määratud põhikirjas ja põhikirja järgi siis nende aruannete esitamine käib. Nüüd, kui majandusaasta lõpeb, ütleme, et ta siis lõppes näiteks 31. detsember, siis aastaaruande esitamiseks on meil aega 6 kuud. Et kui majandusaasta aruanne lõppes 31. detsember, siis aastaaruande pean ma esitama hiljemalt 30. juuniks. Järgmine tähtis asi. Et kui nüüd siia raamatupidamisprogrammi Merit Activa hakata dokumente sisestama, siis siin on just alustajatel, kes on raamatupidamise osas vähe kogenud, vaja jälgida kindlat süsteemi. Et kui te olete valinud Merit Activa, siis te loomulikult hakkate seal kõige esimesena tegema müügiarveid, sest müügiarve on see oluline, mida on vaja meil saata. Kui te nüüd sisestate oma dokumente tagantjärele, siis samamoodi alustage sellest, et te sisestate ära kõik müügiarved. Järgmise etapina sisestage ostuarved ja siis hakkate tegema pangatehinguid,
mida siis saab teha menüüst maksed ja muid tehinguid, mida siis tehakse finants- ja pearaamatukanded. Sealt pearaamatukannete alt tegelikult praktikas saab sisestada, või noh, tuleb sisestada kõige vähem tehinguid, et enamus asjadest me saame ära teha müügi juures, ostu juures ja maksete juures. Kui teil on ettevõttes ka töötajaid või töötate oma ettevõttes ise, siis soovitame kindlasti kasutada Meritpalka. Miks see on hea? Meritpalk on ettevõtetele, kus on ainult 2 töötajat, tasuta. Meritpalk programmist on võimalik saata TSD aruannet Maksuametisse ja samuti saab Meritpalk programmist saata pearaamatukannet Meritaktivasse ja teil ei ole muret sellest, et kuidas see töötasu arvestuse kanne käima peab. Nüüd, millised automaatikad on Meritaktivas? Meil siis on kõige nagu olulisem asi on pangaautomaatikat, et meil ei pea enam pangatehinguid sisestama käsitsi, me saame luua otseühenduse pangaga, mis siis tähendab seda, et väljavõte jõuab automaatselt programmi ja maksekorraldusi saab saata programmist otse panka. Muidugi, kui te saatate maksekorralduse programmist otse panka, siis ega kohe ei lähe raha teie arvelt ära, vaid te peate ka pangas veel kinnitama seda PIN 2-ga, alles siis hakkab raha liikuma. Teine oluline asi on e-arved ja ühendused digiteerijatega. Meritaktivas saab teha e-arveid. Et e-arved tulid meile juba päris mitmeid aastaid tagasi, aga kahjuks nad ei ole veel äriühingute seas üldse populaarseks saanud. Me loodame, et neid hakatakse rohkem kasutama ja nendel on nii palju positiivseid omadusi, et kõik, kes proovivad, need jäävad selle juurde. Ja Meritaktivast saab siis e-arveid saata ja ka e-arveid vastu võtta. Lisaks on Meritaktivat võimalik ühendada erinevate digiteerijatega. Üks meie kõige suurem partner on Costpocket, kus siis saab dokumendist pilti teha, saata Costpocketisse ja Costpocket siis saadab selle dokumendi Meritaktivasse. Lisaks saab siis käibedeklaratsiooni saata otse Maksuametisse ja ka teha majandusaasta aruande XBRL faili koos põhiaruannetega. See tähendab siis seda, et me saame siis Meritaktivast teha bilansi ja kasumiaruande ja selle siis importida äriregistri keskkonda. Nüüd ma tahaksin näidata siis natukene programmist. Sedasama siis, millest ma teile rääkisin. Nii, ma loodan, et nüüd kõik näevad siis Meritaktivat siin, selline tuttav pilt ja ma korra veel käin sellesama, mis ma ennem rääkisin teoreetilise jutuna, siis siin praktiliselt läbi. Müügiarve sisestamiseks ma valingi siit ülevalt müük, müügiarved ja klikin nupul uus müügiarve ja saan müügiarvet sisestada. Kõigepealt ma korraks näitaks ka veel enne seda e-arvete saatmise käivitamist. Seadistuste alt ettevõtte andmed, e-arved ja muud integratsioonid. Siin esimene valik on e-arvete vahetus teiste Meritaktiva kasutajatega. Meritaktival on väga palju kasutajaid ja te ise kindlasti olete saanud arveid, mis on teie jaoks väga tuttavad, et need on tõepoolest Meritaktivast tehtud. Ja kindlasti aktiveerige see e-arvete vahetus teiste Meritaktiva kasutajatega, sest see on tasuta. See on teie jaoks tasuta. Muud e-arveteenused, kus me kasutame siin, järgmised e-arved operaatorid on Finbyte ja Telema. Nende puhul on e-arvete saatmine ja vastuvõtmine tasuline teenus. Kõige lihtsam ja mugavam e-arvete saatmiseks on aktiveerida siis e-arve operaator Telema. Siin on üks hiireklikk ja saate te selle aktiveeritud.
kui on soov ka vastu võtta e-arveid, siis seda peab juba autentima ettevõtte allkirja õiguslik isik. Aga e-arvete saatmist läbi telema saab käivitada Merit Activas peakasutaja. Kui valite e-arve operaatoriks Finbyte'i, siis leping tuleb teha Finbyte'i endaga. Siin te saate siis alustada seda lepingutaotlust ja saata selle Finbyte'i. Kui leping on sõlmitud, saate Finbyte'ist autentimiskoodi, selle saab siia väljale sisestada ja lisaks on veel vaja ka äriregistris ära märkida, et ettevõte võtab nüüd vastu e-arveid. Siinsamas on ka Costpocketi automaatika käivitamine ja teised võimalused. See on nüüd e-arvete poole pealt. Nüüd järgmine tähtis asi, mis meil veel automatiseerimise juures on pangad. Et kui ma võtan maksed ja pangad, siis minul siin andmebaasis on 4 panka, LHV, Swed, SEB ja Coop. Nende kõigiga on võimalik otseühendust käima panna. Et kui ma siin siis näidiseks klikin siin LHV peal, siis märgite linnukese loo otseühendus pangaga ja siis tulevad edasised autentimisvõimalused ja saate selle autentida ja saate selle otseühenduse käima panna. Swedbank, SEB Pank, Coop on need, mis otseühendusi pakuvad. Nii, nüüd me rääkisime e-arvete käivitamisest, me rääkisime pangaautomaatikatest. Lisaks on veel võimalik otseühendust teha Maksuametiga. See siis algab peale Maksuametist ja esimese käibedeklaratsiooni saatmise ajal on vaja ennast autentida ja edasi saab käibedeklaratsiooni saata siis Merit Activast otse Maksuametisse. Nüüd siis vaatame nende inimeste jaoks, kes pole veel üldse alustanud dokumentide sisestamist, kuidas need asjad siin täpselt käivad. Ja alustame siis müügiarvetest, müük ja müügiarved. Ja nagu seal slaidi peal oli ka, siis uue arve loomiseks ma valin siit uus müügiarve. Teeme siis ühe prooviks ühe arve Merit tarkvarale. Kuupäev on siis see kuupäev, missuguse kuupäevaga ma arvet teha tahan. Mina teen ta tänase kuupäevaga. Arvenumbri pakub programm ise ja minule jääb üle valida artikkel. Programmis siin on juba sees vaikimisi artiklid, mida saab kasutada. Aga kui te teete majandusaasta aruannet ja teil on mitu tegevusala, ütleme, et teete, ma ei tea, transporditeenust ja raamatupidamisteenust, siis minu soovitus on, et tehke vastavad artiklid iga selle tegevusvaldkonna kohta. Näiteks, et kui ma siin olen transporditeenuse pakkuja, siis ma teengi ühe uue artikli, teenus, selle artikli liik on teenus, ühik on näiteks kilomeeter ja see müügikonto võib jääda täpselt seesama 3000. Ja salvestan. Ja nüüd, kui ma arvet teen, siis ma sisestan siia, mitu kilomeetrit ma sõitsin ja mis mul kilomeetri hind on. Ja salvestan selle dokumendi ära ja ongi arve valmis. Nüüd e-arvete vahetamine teiste klientidega. Ma olen e-arve saatmise endale aktiveerinud siin ja kuna nüüd Merit tarkvara kliendikaardil on mul olemas registrikood, siis e-arveid vahetatakse registrikoodi alusel. Ja kui ma klikin siia nupule e-arve, siis ma saangi saata. See nupp e-arve ilmub siia ainult sellel juhul, kui see ettevõte, kellele ma arvet saata tahan, võtab vastu e-arveid.
kui ma tean, et ettevõte, kellele ma tahaks arvet saata, võtab vastu e-arvet, aga seda e-arve nuppu ei tule, siis ma pean minema kontrollima kliendi andmeid. Võtan müük ja klient, võtan lahti kliendikaardi ja kui siin on registrikood olemas, ta on õigesti sisestatud, siin registrikoodis ei ole tühikuid, siis peab see e-arve nupp sinna tekkima. Ma tahaks teid väga julgustada, et hakake e-arveid kasutama. See on väga mugav. Teie kliendid saavad need arved kätte. Need arved jõuavad kohe programmi nendele. Nad ei saa eksida kuupäevaga, nad ei saa eksida summaga, et need on kohe olemas. Nüüd, kui ma vaatan teisest positsioonist, kui oma ostuarvete plokki, siis e-arved, mis on saadetud minule, jõuavad siis ja kinnitamata ostuarved alla. Mul on siin näha praegu, et kinnitamata ostuarved ja siin on sulgudes 5. See tähendab seda, et mul on siin ootamas 5 kinnitamata ostuarvet. Teeme selle valiku lahti. No tõepoolest, siin on 5 arvet. Nüüd ma siis näitan, kuidas ostuarveid kinnitatakse. Et see sisestamise teema, et kus ma valin tarnija ja kus ma sisestan kuupäeva, seda mul enam vaja ei ole. Mina siis hakkan juba e-arvena tulnud arveid kinnitama. Teen siin arve lahti. Siin on olemas dokument PDF-ina, et ma saan vaadata, mis siin peal on. Siin on olemas juba eeltäidetuna kuupäevad, on nii arve kuupäev kui maksetähtaeg, arve number, pangakonto number, kõik valikud on juba tehtud. Nüüd minu kui dokumendi sisestaja, kas ma olen siis ettevõtja või siis raamatupidaja, minu ülesanne on vaadata, et mis siin need teenused on ja valida siis siia ette nendele sobivad artiklid. Kui mul on selliseid arveid juba tulnud mitu tükki ja nad on tulnud kõik e-arvena, siis programm jätab meelde, mismoodi ma varem olen konteerinud ja kui see teine pool on kasutanud sama artiklit, mis ta nagu eelmisel arvel oli, siis juba on ka artikkel valitud. Nii, esimene on siin ühekuine teenus, see on meil kulu. Valime siit siis artikli reklaamikulu. Ma saan seda valida niimoodi, et ma hakkan lihtsalt artikli koodi trükkima, siis ta otsib mulle sobiva artikli üles. Järgmine siin on virtuaalserveri pakett, mis on terve aasta kohta. See tähendaks siis seda, et see kulu vajab periodiseerimist. Valime siit siis ette makstud muud kulud ja ongi mul dokument salvestatud. Ma saan vaadata, kas dokumendi lõppsumma klapib, kas käibemaks klapib ja saan salvestada ostuarvena. Salvestasin ära, koostati kanne OA1. Nüüd, kui ma võtan ost ja ostuarved, siis see kinnitatud ostuarve jõudis siia. Näete, Sonemeedia arve on siin. Ja nüüd, kuna ma siin alumisel real kasutasin siis artiklit, mille sees on sõna ettemaks, siis mul on nüüd võimalik need kulud periodiseerida. Vajutan siit nuppu periodiseeri kulud, kuna mul oli tegemist aastaste kuludega, periood algas 1. jaanuariga ja tegemist on reklaamiga seotud kuluga. Ja periodiseeri. Ja mulle tehakse periodiseerimise kanded. See tähendab, et kulu jaotatakse ära siis vastavalt selle perioodi peale, millise perioodi kulu see on, et aastane kulu. Salvestan ära ja need periodiseerimise kanded, ma saan neid periodiseerimist tühistada, aga need periodiseerimiskanded tegelikult lähevad siis finants- ja pearaamatu kanded alla. Võtame siis siit järgmise kinnitamata ostuarve ja vaatame, mis siin ostetud on. Arve on tulnud ettevõttest Arvutitark. Vaatame. Sellist pole.
nii, kirjutasin siia nime. Programm läks nime kontrollima äriregistrisse, leidis üles selle ettevõtte ja kui ma selle siis valin, siis täidetakse ära kõik registrikood, käibemaksukohustuslase number, aadress ja minu ülesanne on ainult siis see tarnijakaart salvestada. Nüüd, mis siis osteti? Osteti arvuti ja see on otsustatud meie ettevõttes kajastada siis põhivarana. Kui ma ostan põhivara, siis siin üleval artikli ridade peal on spetsiaalne ruudukene, kus ma siis pean märkima, et tegemist on põhivara ostuga. Märgin, klikkan siia, siis tuleb linnuke, on põhivara ost. Nüüd, kui ma hakkan artiklit valima, siis ma saan siin kohe lisada uue põhivarakaardi. Valin siin lisa uus. Arvuti. Inventari numbri peab panema. Põhivara grupiks on tal arvutid ja arvutisüsteemid ja ütleme, et amortisatsiooniprotsent on 25, et 4 aastat peab see arvuti vastu. Lisan ära. Ja ongi meil see arvuti põhivarana arvele võetud ja saan selle ostuarve salvestada. Ja kui me nüüd müüme põhivara, siis müügi juures on samuti siin artikli ridade peal selline koht, kus on põhivara müük ja siis tuleb sinna samamoodi panna linnuke, et ma müün põhivara. Salvestan ostuarvena ära. Vaatame järgmist. Järgmine dokument on siia tulnud digiteerituna. See tähendab seda, et temast on tehtud pilt. See pilt on saadetud siis seda pilti saab saata Postpocketisse, aga me siin oleme siis kasutanud seda dokumendi digiteerimist. Nii, digiteerimisega ka loetakse päris palju andmeid dokumendi pealt välja, aga raamatupidaja peaks nad ikkagi üle vaatama. Kuna me oleme ka varem sealt Cardestist ostnud, siis programmil on juba meeles, et eelmistel kordadel me oleme konteerinud selle kontori kuluks ja see on juba siin praegu olemas. Saan vaadata, kas lõppsumma on 26,02. Jah, on. Salvestan ostuarvena ja on ostuarve sisestatud. Nii, järgmine arve on meil Telia arve. Siin on nüüd selline lugu, et siin Telia arve peal on palju erinevaid teenuseid, mida me Telialt ostame. Aga tegelikult minul raamatupidamises ei olegi vaja nii täpselt kirjendada, mida me just oleme ostnud. Mina võiksin selle arve võtta arvele ühe reaga. Selle jaoks on siin päises nupp koonda read. Valin koonda read, ütlen, et käibemaksude lõikes ja ta koondab mul kõik need read üheks summaks. Siia valin siis ette, et tegemist on telefonikuluga. Valin õige artikli ja salvestan ostuarvena. On ka see salvestatud. Viimane dokument on Metast, reklaam. Siin on kõik samamoodi, lihtsalt selle dokumendi peal ei ole käibemaksu, siis käibemaks on siin 0 ja salvestame ostuarvena. Ma korraks veel näitan neid ostuarveid siit, ost- ja ostuarved. Võtame näiteks Telia arve. Kui arve on salvestatud, siis arve kohta tekitatakse kanne. See kanne on siin üleval nupu all OA4. Kui ma siin peal klikin, siis ma näen täpselt, missugune raamatupidamiskanne tehti. Et võib-olla inimesed, kes on raamatupidajad või algajad raamatupidajad, tahavad seda kannet vaadata, siis nad saavad seda siit vaadata. Ja see annab meile ka infot, et täpselt missugustele kontodele see dokument läks. Nii, nüüd me oleme siis vaadanud, kuidas müügiarved tehti, vaadanud, kuidas ostuarved on e-arvetena sisse tulnud ja kuidas neid siis kinnitada. Nüüd järgmine etapp, nagu ma seal teisel slaidil näitasin, on siis maksed. Valime siis maksed ja maksed. Siin on kõik pangaautomaatikad
aktiveeritud ja valin siit panga väljavõtte import. Millegipärast siin programm jäi nüüd kerima. No vaatame, mis siis juhtub. Nii. Siia on siis panga väljavõtte impordiga tulnud sisse jaanuarikuu kõik tehingud. Need read, mis on rohelist värvi, on juba leidnud endale, programm on leidnud nendele sobivad kontod ja põhimõtteliselt me võime need ära kinnitada. Vaatame ka ühte. Esimene rida on siin krediitkaardi kuutasu, mis sisuliselt on pangateenustasu kulu. Nüüd üleval, selle akna üleval päises on siin võlgnevused ja muud. Võlgnevuste tulbast nende märkide all me teeme sidumised, mis on seotud siis klientide arvetega, kus kliendid maksavad meile raha, siis tarnijatega, kus meie tasume arveid tarnijatele, lisaks ka maksuameti tehingud käivad siit sidumine kõik võlgnevuste tulbast ja tehingud aruandvate isikutega. Kõik, mis üle jäid tehingud, need siis seome muude tulbast. Kuna siin on siis krediitkaardi kuutasu, mis on pangateenus, siis kui ma siin praegu siin see täpikene on sinine, ma klikin, ta on juba endale selle õige konto siia leidnud ja ma võiksin isegi ilma avamata selle ära kinnitada. Ma kinnitan siit need rohelised read ära, et neid ridu jääks vähemaks. Nüüd jäävad siia alles ainult need read, mis olid ennem valget värvi, et millele ei olnud veel kontot leitud. Esimeses reas on sularaha väljavõtmine. Sularaha väljavõtmine on siis põhimõtteliselt teenus, kus raha liigub pangast kassasse. See ei ole seotud ei kliendi, ei tarnijaga ega aruandva isikuga ja ma klikin märgikesel muud ja valin siit konto. Ja kuna see on sularaha väljavõtmine, siis sularaha liigub pangast kassasse. Valin siia kassakonto, salvestan. Rida läks roheliseks, valmis. Järgmine tehing on täpselt sama. Jälle valin siia kassakonto, salvestan. See tehing ka korras. Edasi tuleb laenu tagasimaksmine ja ka intressi tasumine. Ka laenu tagasimaksmised käivad siis tulbast muud. Valin siis kõigepealt laenukonto, lühiajaline pangalaen, aga laenu me tagastasime 100 eurot, see tähendab, et siia hinna väljale kirjutan 100 ja intress oli samuti, otsime siis intressikonto, intressikulu laenudelt ja siia kirjutame 10 eurot, et 10 eurot oli intress. Nii. Ja salvestan. Rida läks roheliseks, sellega sai korda. Saan jälle read ära kinnitada. Nii, nüüd on maksuamet. Maksuametiga siis tuli meil sidumine teha võlgnevuste tulbast. Klikin märgil võlgnevused. Juba on siia valitud mulle tarnija ja tarnija nimetuseks maksuamet. Ja nüüd ma saan ära märkida maksud. Tegemist on siis 10. jaanuari kandega, mis tähendab, et me tasume siin detsembri DST deklaratsioonimakse, töötasumakse. Märgin ära töötasumaksud, kõik siit ükshaaval. Nii. Ja kuna oli makstud ümmargune summa, siis oli makstud natukene rohkem ja selle, mis on rohkem makstud, selle ma sisestan väljale ettemaksusumma 32,70. Nüüd erinevus on 0, saan salvestada. Järgmine on kirjutatud, et see on ettemaks aruandvale isikule. Ka aruandvate isikute tehingud tuleb siduda märgikese võlgnevused alt.
klikin võlgnevused, kuna ühtegi aruannet veel Mart esitanud ei ole ja talle on tehtud ettemaks, et ta hakkab alles kuhugi komandeeringusse minema, siis sisestan jälle selle summa ettemaksu väljale ja saan salvestada. Makse debetkaardiga. Me oleme soovitanud niimoodi, et kuna tegemist on siin Cardesti arvega, see arve on meil ostuarvena arvele võetud, siis ma klikin võlgnevuste märgil, otsin siit üles Cardest ja näen siin seda dokumenti, märgin ta tasutuks ja salvestan. Seega valmis. Edasi tuleb meil Telia arve. Jälle, kuna tegemist on tarnijaga, valin võlgnevuste märgi, klikin, näen siin tasumata arvet, märgin ära ja salvestan. Nii kinnitame jälle need rohelised read ära. Kohe varsti hakkame lõppu jõudma, viimased arved on veel jäänud. Nüüd siin on näha, et me oleme hoopis raha saanud, et klient on meile maksnud arve. Ja ka klientidelt laekumised seotakse võlgnevuste tulbast. Võlgnevused, valin siin kliendiks Meriti. Siin on olemas arve 1000, märgin selle tasutuks ja salvesta. Järgmine on samuti Meritilt, aga siin on kirjutatud kohe, et klient on teinud ettemakse. Tähendab, et klikin võlgnevuste värgil, valin kliendiks Merit ja ettemaksu väljale sisestan selle summa. Me saime ettemaksu temalt. Nii, ja kinnitamegi need ära. Nüüd jäi siia veel üks viimane tehing, kus raha liigub ühest pangast teise panka. Ülekanne on tulnud meie enda ettevõtte SEB pangast ja ta tuleb sisse meie Swedbanka kontole. Siin me soovitame kasutada, seda tuleb teha muude aknast, aga kasutada siis raamatupidamise kontot raha teel. Et see raha läks siis SEB pangast kontole raha teel ja Swedi tuleb ta sisse kontolt raha teel. Saan ära kinnitada ja ongi mul kõik pangatehingud tehtud. Nüüd on siis tehtud meil müügiarve, ostuarve, pangatehingud. Niimoodi. Nüüd hakkame slaididega edasi minema. Kui ma olen oma dokumendid kõik raamatupidamisprogrammi ära sisestanud, siis ma hakkan kontrollima siis bilansi ja kasumiaruande kontode saldosid oma aruande kuupäeva seisuga. Ma kasutan siin mõistet nagu aruande kuupäev, sellepärast et see ei pruugi alati olla 31. detsember. Majandusaasta võib lõppeda ka mõnel teisel kuupäeval, et sellepärast selline väljend. Ja ma kontrollin neid saldosid siis võrdlemise teel, aga samamoodi pean neid ka kontrollima loogiliselt. Ja kui ma leian vigu, siis vead tuleb ära parandada. Vaatame siis, mida siis millega võrrelda saab ja võrdlema peab. Hakkame vaatama siis bilanssi. Bilansis esimene rida tavapäraselt on kassa. Tänapäeval ettevõtetel väga paljudel enam kassat ei ole, aga need, kellel kassa on, need peaksid tõepoolest siis aasta lõpus oma kassas oleva raha üle lugema ja tegema kassa inventuuri. Kui te sisestate oma dokumente tagantjärele ja te näete, et teil bilansis on kassasaldo miinuses, siis see ei saa kindlasti olla õige. Midagi on teil veel sisestamata või midagi on läinud valesti ja see tuleb üles otsida. Panga võrdlemine on lihtne selles suhtes, et ma võtan Meriti Activast bilansi, vaatan seal pangakonto saldot ja võrdlen siis pangas pangakonto väljavõttega. Avan seal näiteks Swedbanka, võtan konto väljavõtte aasta lõpu seisuga ja näen seal, mis on saldo ja see peab Meriti Activas pangakonto saldoga kokku minema. Minul siin näidisandmebaasis oli mitu panka, see tähendab seda, et kõikide pankade saldosid tuleb võrrelda.
järgmine on ostjate laekumata arved. Seda võrreldakse siis Meritactivas kliendivõlgnevuse aruandega aruande kuupäeva seisuga. Seda aruannet ma pärast teile näitan, kus see on ja näitan ka, kuidas võrrelda. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded, maksu ettemakseid ja maksuvõlgasid me saame võrrelda Maksuameti tekkepõhise saldopäringuga. Maksuameti tekkepõhise saldopäringu, ma kohe võtan selle endale siia ette. Nii, üks moment. Te lähetegi sisse e-maksuametisse sellesse ettevõttesse, millega te tegelete, valite siit külje pealt arvestus ja saldopäring, täpike käib siis tekkepõhise perioodi järgi ja kuupäevaks siis majandusaasta lõpukuupäev. Mul on siin 31. detsember ja te saate sealt siis aruande. Nii. Järgmine on nõuded aruandvate isikute vastu. Ka selle jaoks on olemas spetsiaalne aruanne, seda me vaatame, see asub siis ostu- ja maksuvõlgnevuste aruandes, valite võlad aruandvale isikutele ja sealt näete nii võlgasid aruandvatele isikutele kui ka aruandvatele isikutele tehtud ettemakseid. Ettemakstud kindlustus, aga võivad ka olla erinevad muud ettemaksed. Siin me saame siis vaadata niimoodi, et kui ma 31. detsember kuupäevaga näen sealt mingit summat, et kui ma vaatan järgmist aruandeperioodi, siis järgmisel aruandeperioodil peaks need kõik minema kuluks ära, et niimoodi on kõige lihtsam kontrollida. Põhivara kontrollimine on eraldi aruanneprogrammis olemas, põhivara koondaruanne. Seda saab ka võtta aruande kuupäeva seisuga ja sealt saame kontrollida põhivara asju. Nii, nüüd läks vale asi, aga kohe võtame siit õige. Nii, nüüd on bilansi passiva pool. Bilansi passiva pool algab tavapäraselt siis laenudega. Siin on siis näide pangalaen. Pangalaenuga on lihtne, te saate oma pangas vaadata, mis teil laenujääk on. Kui see klapib raamatupidamisega, on kõik korras. Võlad tarnijatele, selle jaoks on jälle ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne. Seal tuleb valida ainult siis võlaliigiks tarnijad ja saate kontrollida tarnijate võlgasid. Nüüd palgavõlg. Palgavõla kohta, kui te kasutate Merit-palka, siis saab infot Merit-palgaprogrammist ja kui me vaatame siis, kui ütleme siis tavapäraselt on nõnda, et palk makstakse välja järgmisel kuul. Kui detsembrikuu palk makstakse välja jaanuaris, siis kui ma vaatan Merit-palgas väljamaksulehti, siis kõik need, mille väljamaksu kuupäev on jaanuar, need peaksid siis kajastuma konto palgavõlg saldos. Et seal on siis netopalk. Puhkuse tasu kohustus, selle jaoks on samuti Merit-palgas olemas aruanne, me vaatame pärast koos seda aruannet. Maksuvõlad, sellest me juba rääkisime, et see on Maksuameti saldopäringuga saab võrrelda. Võlgnevus aruandvatele isikutele, see on koos siis aruandvate isikute ettemaksetega ühes ja samas aruandes, ostu- ja maksuvõlgnevuse aruandes. Ja deklareerimata maksuvõlgade kohta on samamoodi Merit-palk programmis olemas spetsiaalne aruanne, deklareerimata maksuvõlgade kontrollaruanne. Juhul, kui te tahate kontrollida müügitulu või need, kellel aruandeid auditeeritakse, siis on kindlasti vaja müügitulu kontrollida, siis seda saab võrrelda Maksuametis käibedeklaratsioonide koondfailiga.
nii, nüüd hakkame siis vaatama, kuidas päriselt saldosid kontrollida. Võtan endale ekraanile Merit Activa ja finants ja bilanss. Paneme siia siis perioodiks aasta, 1 aasta, 31. detsember 2024. Ma vaatan alati seda aruannet ümardamata ja detailsena, et ma näeksin kõiki kontosid. Koostearuanne ja bilanss on siin ekraanil näha. Ja nüüd hakkamegi ükshaaval lihtsalt neid saldosid kontrollima. Et kassa oli siis vaja võrrelda kassa inventuuriga või siis aasta lõpus üle loetud raha summaga. Pangakontosid saame võrrelda panga väljavõtetega. Järgmine valik on siin ostjatelt laekumata arved. Võtame selle aruande PDF failiks. nõnda, tõstan selle siia. Nüüd on siis ühel pool näha meil bilanss, mille numbreid me hakkame siis kontrollima. Siin on näha, et ostjate laekumata arvete saldo peab olema meil 8025 ja 45 senti. Ja seda saime me siis Merit Activast kontrollida müük ja kliendi võlgnevuste aruanne. Võtame siis aasta lõpu seisuga ja saamegi aruande. Siin aruandes on siis näha, et võlgnevusarvete eest on 8025,45, bilansis on täpselt seesama. Ja siin on näha ka ettemaks, et meil on klientidelt saadud ettemakse. Ettemaksud on bilansis passiva poole peal. Vaatame, kus nad siin on. Ostjatelt saadud ettemaksed 250 eurot ja 2 senti. Täpselt selline number on ka. See on nüüd puhtalt aruande võrdlemisega saadud tulemus. Aga seda aruannet tuleks vaadata ka loogikast lähtuvalt. Aruandes esimene rida on osaühing Teslin ja me oleme nendelt saanud 2 senti ettemaksu. On üsna loogiline, et me ei hakka seda 2 senti sellele ettevõttele tagasi kandma, vaid me peaksime selle summa väikesaldode mahakandmisega maha kandma. Teine rida on siin Mari Maasikalt on saadud ettemaksu 100 euri ja teistpidi on olemas ka Mari Maasikale tehtud arve 100 euri. Et need oleks mõistlik tasaarveldada, et siis oleks aruandes paremad andmed. Kuidas tasaarveldusi teha ja kuidas seda 2 senti kuluks kanda? Võtame siis maksed ja maksed. Nii, alustame siis sellest 2 sendist. Maksete aknas ülevalpool on pangad, siis tuleb kassa, siis tulevad tasaarvelduse võimalused ja kõige alumine on väikesaldode mahakandmine. Kui ma tahan teha uut tehingut, siis ma klikingi plussmärgil, valin siin tehingud klientidega, kuupäevaks paneme 31. detsember 2024 ja märgin siit ära ainult selle Teslini 2 senti, salvestan ja on see kuluks kantud. Nüüd teeme siis ära ka selle tasaarvelduse. Meil on üleval väga hea tasaarvelduste tegemise videojuhend, et julgustan teid minema meie kodulehele seda juhendit vaatama, kui teil tekib vajadus teha tasaarveldust ja te päris täpselt ei tea. Tasaarvelduse aknas siis plussmärgis saan jälle lisada uut tehingut. Klient, kellega ma tasaarveldust tahan teha, on Mari Maasikas. Siin ma näen siis miinusmärgiga ettemaksu, plussmärgiga arvet. Tasaarvelduse trikk on see, et tasaarvelduse summa peab olema 0. All on summa 0, saan ära salvestada. Ja ongi tasaarveldused tehtud. Nüüd selleks, et siis
kontrollida, kas kõik sai õigesti ja hästi. Panen selle majandusaasta bilansi siit kinni, võtame siis uuesti finants ja bilanss ja teeme uue bilansi. Teeme selle, salvestame PDF-iks ja paneme ta siia kõrvale. Nii, nüüd ostjate laekumata arvete summa muutus. Vaatame siis programmist uuesti. Müük, kliendi võlgnevuste aruanne aasta lõpu seisuga. Ka siin muutus ja nüüd on ostjate laekumata arvete summa 7925,45. See on bilansis nii, see on aruandes nii, aga ettemakse od 150 euri. Vaatame, kus meil on ettemaksud. Ostjatelt saadud ettemaksud 150 eurot. Kõik on korras, järelikult saame edasi minna. Nii, ostjate laekumata arvetega saime me korda. Järgmine teema on siin nõuded aruandva isiku vastu. Seda saime me siis kontrollida hoopiski ja ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise juurest. Aga siin tuli valida võlaliik, võlad aruandvatele isikutele ja eelmise aasta lõpu seisuga. Siin on näha siis nõnda, et bilansis on ettemaks 85 euri, aga aruandes ettemaksu üldse ei olegi. Järelikult on ettemaksutehing läinud kuidagi valesti. Vaatame siis, mis sellega teha saab. Et mul on ainult üks ettemaksutehing, mina oskan ta kohe üles otsida, aga teie saate bilansis klikkida selle sinise numbri peal ja saate niimoodi teda välja otsida. Aga mina tean, kus ta maksetes on ja lähen avan kohe selle tehingu ja vaatame, mis siis mure on. Ta oli siin LHV pangas ja tehing, me saame kandenumbriga otsida. Ma tean, et selle kandenumber on 28, otsin ta üles. Nii. Siin on aruandvale isikule antud 85 euri. Aga ma olen kogemata siin valinud tehinguliigiks muu väljaminek, aga aruandvate isikute tehingute puhul tuli valida tehingut tarnijatega. Selleks, et kannet parandada, ma vajutan siin pliiatsimärgil. Kandeliik peab olema siis tehingut tarnijatega ja juba ma näen seda aruandvat isikut, aruandev isik ja näen, et tal on üleval ka võlg 85 euri ja ma saan kohe märkida selle võla tasutuks ja salvestan ära. Ja sain jälle tehingu korda. Nii, nüüd vaatame uuesti bilanssi, kas bilansis numbrid muutusid. Finants, bilanss, koosta aruanne, salvesta PDF-i ja tõstame selle PDF-i siia külje peale. Nüüd ei ole üldse bilansis enam ettemaksu. Siit võtame siis eraldi aruande, see oli siis ost ja ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise aruanne, võlad aruandvatele isikutele. Ja ka siin on näha, et ainult me oleme aruandvale isikule võlgu 100 euri. Vaatame kohe bilansis, kus on siis aruandva isiku võlg. Võlgnevus aruandvale isikule 100 eurot. Bilansis ja aruandes on üks ja sama summa, kõik klapib, kõik on hästi. Läheme edasi. Siit ette makstud kindlustuse kulusid sai siis kontrollida niimoodi, et kui me vaatasime, et kas järgmisel perioodil on need kõik kuluks kantud, siis müügiks ostetud kaubad
kui teil on kasutusel Meritis ladu, siis seal te võtate lihtsalt ladu ja laoseisu aruanne. Et see on siin ladu ja laoseisu aruanne, selline aruanne on olemas, ütlete eelmise aasta lõpuga ja saate aruande. Need peavad kokku minema, kui ei lähe, siis nagu eelmisel veebiseminaril räägite, et siis tuleb teha andmete kontrolli ja kindlasti need aruanded kokku lähevad. Järgmine plokk, milleni jõuame, on põhivarad. Võtame siis siit põhivara ja põhivarade kohta, mis mul võrdlemise aluseks on põhivarade koondaruanne. Võtan selle eelmise aasta kohta ja siin on siis näha põhivara gruppide viisi. Minul on transpordivahendid ja arvutisüsteemid, bilansis on täpselt samamoodi. Bilansisaldo peab nüüd minema selle soetusmaksumuse summaga kokku perioodi lõpus. Ütleme, transpordivahendil soetusmaksumus perioodi lõpul on 30 000, bilansis samamoodi. Ja järgmine rida on kulum, siis kerime teise poole ja kulumisumma on siin 8500 ja bilansis on täpselt samamoodi 8500. Teine põhivara on siin arvuti, soetusmaksumusega 1000, siin on ka 1000 ja kulum on tal samamoodi 1000, ta on täielikult ära amortiseerunud, see võib siia bilanssi jääda, kui see arvuti on päriselt olemas ja teda kasutatakse. Kui teda enam ei ole ja ta on täitsa katki läinud, siis tuleb see põhivara maha kanda. Põhivara maha kandmiseks on põhivara menüüs eraldi valik. Siin on põhivara maha kandmine. Klikite siin, saate teha põhivara maha kandmise dokumendi. Nii, nüüd bilansis edasi. Võlad tarnijatele. Võlad tarnijatele on siin summa olemas ja samamoodi on meil siin bilansi aktiva poole peal ettemaks 5 euri. See oli siis ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne ja võlaliik oli võlad tarnijatele. Koostan aruande. Aruandes on nüüd nii ettemaksud kui ka võlas olevad arved, kõik on koos. Ja ettemaks on siin näha 5 euri, see on mul ka bilansis, ettemaks tarnijatele 5 euri ja võlad tarnijatele on 1980. No kui me sellele lõppsummale paneme 5 euri juurde, siis on see ka 1980, järelikult klapib. Võlad tarnijatele ka vaadatud. Vaatame siis vahepeal korraks maksuvõlgasid ka. Maksuvõlgasid saab kontrollida kõigepealt Meritist, sellesama ostu- ja maksuvõlgnevuste aruande abil. Valin siit võlad maksuametile, koosta aruanne, siis näitab, et mul maksuametile võlgasid on 759,38. Kui ma bilansis vaatan oma maksuvõlgasid, siis see on ka 759,38. Aga teistpidi ma peaksin kontrollima ka bilansi maksuvõlgasid maksuameti väljavõttega. Ma ennem näitasin teile pilti, kust seda maksuametis võtta sai. Ja nüüd võtame kohe endale ette ka maksuameti aruande. Toon siia. Nii. Siin on näha nõuete saldo kokku 759,38, see läheb klappima meil, aga siin on kõik maksud siin maksuameti väljavõttes on maksuliikide lõikes ja ka Merit Activas on teil maksud maksuliikide lõikes. Te saate täpselt ära vaadata, käibemaksuvõlg 192,08 ja siin aruandes ka 192,08. Juhul, kui need ei lähe klappima, siis kontrollimist tuleb alustada nõnda, et te peate vaatama, kas Merit Activas kõik käibedeklaratsioonid on täpselt samade summadega, mis maksuametis. Tihti juhtub meiega nõnda, et meile tuleb mingi dokument, me sisestame selle programmi ära, salvestame ka käibedeklaratsiooni üle,
aga me unustame selle Maksuametisse saata. Et siin ongi võib-olla kõige mugavam, et kui teil on otseühendus Maksuametiga käivitatud, siis te kohe vajutate sealt saada Maksuametisse ja selline asi ei lähe kunagi meelest ära. Et see on nagu kõige tüüpilisem viga, mis juhtub, et kõik on raamatupidamisprogrammis korras, aga Maksuametis on üks parandus ununenud tegemata. Töötasumaksud on samuti siin bilansis ilusti rida-realt näha ja Maksuameti väljavõttel samamoodi sotsiaalmaks 330, bilansis samuti 330, kinnipeetud tulumaks 192,80, kinnipeetud tulumaks 192,80. Te saate ükshaaval need kõik ära võrrelda ja kui mõnel maksul on viga, siis saate hakata otsima just seda viga, mis selle maksuga on juhtunud. Et see Maksuameti aruanne on väga hea aruanne ja ta tuleb kindlasti võtta tekkepõhisuse järgi, sellepärast et raamatupidamine ise on tekkepõhine. Nii, paneme selle aruande siit ära. Nüüd on meil maksud ka ära võrreldud. Nüüd on siis jäänud meil veel võrrelda palgaga seotud asjad. Ja võtame siia siis, panen praegu selle bilansi kinni ja toon siia kõrvale palga. Et me saame siis hakata võrdlema. Siin võtame ette finantsbilanss. Nii. Ja siin on meil siis palgavõlg 771,20. Nüüd Meritpalgas peab teil olema siis avatud detsembrikuu. Ja siit valime väljamaksed ja me näeme, et kogu detsembri palk on makstud välja jaanuaris ja see summa on täpselt 771,20, nii nagu ka bilansis, järelikult on õige ja kõik on korras. Järgmine plokk bilansis on meil siin deklareerimata maksuvõlad. Et kui siis palgapäev on järgmisel kuul, see tähendab, et detsembri palk makstakse välja jaanuaris, siis sellelt detsembri palgalt arvestatud makse me peame maksma alles veebruaris ja need on esialgu siin deklareerimata maksuvõlgade all. Me saame seda aruandlust kontrollida, võtame väljamaksed ja siin on deklareerimata maksuvõlgade aruanne. Võtan selle aruande ja selle abil saan kontrollida. Vaatan, sotsiaalmaks siin aruandes on 338,46, 338,46. Tulumaks 217,52, täpselt sama. Nüüd need töötuskindlustused on meil siin palgaprogrammi aruandes kahe summaga. Üks on siis töötaja palgast kinni peetud töötuskindlustus ja teine on ettevõtte töötuskindlustus. Kui ma need kokku liidan, siis see on 24,62. Ka bilansis on deklareerimata töötuskindlustusmaks 24,62 ja kogumispension 20,51. Mis meil veel on jäänud kontrollida? Kontrollida on jäänud puhkuse kohustus. Nii. Puhkuse kohustus. Siis Meritpalgas on siis valik puhkused ja töökatkestused. Ja siin on eraldi aruanne, puhkuse kohustuse aruanne. Ja võtan endale pliiatsi. Nüüd aruande me peame võtma päevatasu leidmise
arvestuskuu, peame siia linnukese panema, sest me tahame puhkuse kohustust näidata sellises summas, mis siis aasta lõpu seisuga meil töötajad olid oma puhkuse välja teeninud ja kui nad oleks läinud puhkusele kohe jaanuaris, et kui palju me siis maksma oleksime pidanud. Panen siis linnukese päevatasu leidmisel arvestuskuu. Koosta aruanne ja programm arvestab meile ära selle puhkusekohustuse summa. See on siis 221,01, millest töötasu osa on 165,18, sotsmaks 54,51 ja töötuskindlustus 1,32. Ja näha on, et Maril on saamata siin 4,67 päeva. Me saame selle aruande salvestada PDF-iks ja kui me hakkame nüüd puhkuse korrigeerimise kannet tegema, siis saame sinna kande juurde panna selle dokumendi. Nii, salvestan ta PDF-iks ära. Nii, kus me siis puhkuse korrigeerimise kannet teeme, vaatame, mis see puhkuse kohustuse summa siin on. See on 1671,16. Nii. Merit palga võime panna ära. Võtame selle siia suurelt ekraanile. Siis finants, pearaamatu kanded. Nii. Ja uus kanne. Nüüd mul on siia tekkinud endale väike aps, aga katsume sellest ilusti üle saada. Me peame seda summat, mis meil seal puhkuse kohustuse all on, korrigeerima. Kui seal eelmisest aastast on jäänud 1671,16, siis nüüd peame me selle summa saama niimoodi, et seal oleks 221,01. 71,16 võrdub 3,8%, siis töötasu osa sellest on 0,16 korda 100. Töötasu osa on 1249 ja 1671,16, 422,16 ja nüüd me hakkame korrigeerima, et kuna 1671,16 miinus 221,01. Nii, esimene konto on siis puhkuse kohustus. Ja ma teen selle kande niimoodi, et ma panen vastupidise märgiga, et see kanne on tavapärasel moel, aga vastupidise märgiga. Puhkuse kohustust ma pean vähendama 1450 euro võrra. Sellest töötasu osa, puhkuse kohustuse kulu on 249 miinus 165,18 miinus 1083,82 ja sotsiaalmaksu osa, puhkuse kohustuse sotsiaalmaksukulu on miinus 366,33. Nõnda. Ja salvestame ära. Kui on vaja juurde, siis on kreeditis plussmärk. Kui on vaja vähemaks, siis on kreeditis miinusmärk. Vaatame siis, mis bilansis välja tuli. Meil oli vaja, et meie puhkuse reserv oleks 221 eurot ja 1 sent.
ja see siin tõepoolest nüüd on ka. Et olemegi jõudnud sinnamaale, et meil on kõik need bilansid, kontosaldod ära kontrollitud ja põhimõtteliselt on siis, oleme me valmis tegema aastaaruannet. Aastaaruanne faili tegemise jaoks on siis meil valik siin finants ja majandusaasta aruanded. Nii, kui ma tahan siia uut aruannet panna, siis ma ütlengi uus aruanne. Valin siia aruandeperioodi, ma tahan teha 2024. aasta aruannet ja ainult aruandeperiood. Ja nüüd on siis vaja mul valida see aruande vorm. Selleks, et aru saada, mida ma valima pean, on siia üles kirjutatud spikker, et olenevalt siis ettevõtte suuruselt, kas ma siis pean esitama mikroettevõtte, väikeettevõtte, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja aruande. Need, kes on mikroettevõtted ja väikeettevõtjad, nemad peavad esitama ainult bilansi ja kasumi aruande. Keskmise suurusega ettevõtjad, suured, need ka juba rahavoo aruande. Nüüd siia on öeldud, et mikroettevõtja on selline, kelle varad kokku on 450 000 ja aastatulu on 900 000 eurot. See varad kokku tähendab siis bilansi varasid kokku. Ma kohe võtan korraks bilansi ette, et saaksin teile näidata, kus see varad kokku tuleb. Bilansi aktiva pool, varad ja varad kokku. Vot selle summaga järgi võrdlen. Siin on ainult 70 000, järelikult mulle sobib see mikroettevõtte aruanne. Et sellega võrdlen. Ja teistpidi, kui seal oli vaja müügitulu, siis ma saan võtta kasumi aruande. Aasta, eelmine aasta ja 31, 12, 2024 ja see müügitulu on siis bilansis või kasumiaruandes müügitulu. Siin on õige väike müügitulu. Meile sobib kindlasti mikroaruanne. Võtan siis uuesti finants ja majandusaasta aruanded. Uus aruanne 2024, ainult aruandeperiood, mikroettevõte ja lisa. Ja programm siis teebki mulle nüüd bilansi. Siin on näha bilanss. Kui klikin siinpool, siis on näha kasumiaruanne. Need read on siin täpselt sellised, nagu sobivad äriregistris keskkonnas aruandesse. Aga need numbrid on siin kõik täiseurodes, sest äriregistrisse majandusaasta aruanne esitatakse täiseurodes. Nüüd võib juhtuda niimoodi, et kui te selle faili sinna impordite, et teil tekib 1 eurone erinevus. Miks see tekib? See tekib sellepärast, et kui meie programm ümardab, siis ta ümardab matemaatikareeglite järgi. See tähendab seda, et kui raha on näiteks mis iganes 35 425 ja 424 ja 50 senti, siis ta ümardab ta 425. Kui nõuded ostjate vastu on 7924 ja 50 senti, siis ta ümardab selle samamoodi 5. Ja teie peate ise äriregistris seda 1 eurot seal korrigeerima. Vaatate ära selleks, et teada, mida korrigeerida, võtate programmist lahti bilansi, võtate sendi täpsusega selle bilansi lahti ja vaatate, missuguse rea peal oleks mõistlik numbrit korrigeerida. Nüüd siin üleval on siis valik see XBRL, valite selle ja programm teeb teile faili ja see fail on siis selline, mis sobib äriregistrisse importimiseks. Nii palju siis programmist. Nüüd vaatame korraks jälle, mis siis slaidid näitavad. Kui te saite selle faili tehtud, selle XBRL faili, siis XBRL faili saate siis äriregistris üles laadida. Seal on eraldi nupp aruande XBRL faili laadimine. Ja kui te seda vajutate, tuleb lahti uus pilt, kus on siis vali fail. Valin selle faili, panen täpikese ainult aruandeperiood ja salvesta. Kui te olete selle salvestanud,
siis ongi teil numbrid olemas ja te saate hakata üle vaatama, et kas kõik äriregistris klapib. Kui on mikroettevõte, siis on lisasid väga vähe, kui on väikeettevõte, samuti vähe, aga alati võib ise teha lisasid juurde, et keegi seda ei keela. Tavapäraselt raamatupidajad ütlevad, et kui bilansis on mõni väga suur number, et siis see tuleks lahti kirjutada. Et me ei vaja täiendavat infot võib-olla 5 euro kohta, küll aga võib-olla vajaksime seal 50 000 kohta. Nii, mis siis kokkuvõtteks ütelda? Kokkuvõtteks tahaks öelda seda, et kõige parem on see, kui sa kõik dokumendid lisad jooksvalt programmi. Et siis on alati kogu aeg ülevaade, mis parasjagu toimub. Siis on võimalik kasutada kõiki automaatikaid, kui ma olen kohe kõik arved, kas nad on mulle e-arvena tulnud või olen ma nad ise sisestanud, mul on nad programmis olemas. Ma saan teha maksekorraldust, saata maksekorraldust panka, kui mul on otseühendus pangaga aktiveeritud. See aitab mul hoida kokku aega. Teistpidi, ma saan alati vaadata bilanssi, kasumiaruannet, näen, kuidas mul tulud-kulud on, kui palju mul raha on ja mul on kogu aeg ülevaade ja sellepärast me väga soovitame, et tehke oma raamatupidamise tööd jooksvalt. Et muidugi ettevõtjatele on see tüütu teinekord ja ebamugav, aga võtke endale mõni iga päev või iga nädal mingi 15-20 minutit ja tehke seda järjepidevalt ja teil ei ole kunagi stressi. Järgmine tähtis asi on see, et kasutage neid aktivas olevaid automatiseerimise võimalusi. Ja kui teil on palgaarvest ka üks töötaja või kaks töötajat, siis kindlasti kasutage meie palgaarvestusprogrammi. See on teile tasuta ja see on teile suureks abiks. Nüüd meie tegime täna siis saldode kontrollimist aasta lõpu seisuga. Aga te võite ju oma saldosid kontrollida iga kuu lõpu seisuga või iga kvartali või poolaasta lõpu seisuga. Siis samamoodi ei teki suuremat pinget ja siis kuna kontrollitav periood on väiksem, siis on ka vigu palju kiirem ja lihtsam leida. Siis selline tõsine soovitus, et kui teate juba, et olete ettevõtja, siis tuleks seda aastaaruandega hakata tegelema varakult, et ei ole vaja seda jätta sinna viimastele päevadele. Et mina igapäevaselt töötan siis Meriti klienditoes ja me näeme, et meie klientide aktiivsus aastaaruannete tegemisel läheb väga suureks peale jaanipäeva ja kõik on väga kurvad, närvilised ja pahurad, miks ja kuidas. Muidugi helistage meile, küsige abi meie kliendi toelt. Te saate meile helistada, te saate meiega suhelda programmis vestlusaknas, te saate kirjutada meile ja küsige meie käest, aga küsige juba varem, et ärge jätke seda kõike viimasele päevale. Ja nüüd siis ongi nõnda, et mina olen oma slaididega ja juttudega jõudnud lõpuni. Mul on hea meel, et tulite kuulama, sest majandusaasta aruande esitamine on ettevõtjatele kohustus ja me tahame ju kõik olla head, tublid ja tahame, et meie krediidireitingud oleks head ja kui teil aastaaruanne on alati korrektselt ja õigeaegselt esitatud, siis see kindlasti suurendab teie ettevõtte usaldusväärsust panga ees. Ja tihti, kui me tahame midagi suurt ja võimast alustada, siis on ikkagi ka vaja panga abi. Aga olge julged siis Merit Tarkvara kliendi toele helistama. Me ootame teie küsimusi tööpäevadel alates kella 10 kuni 4:30, reedel kella 3 ja küsige, kes tahab helistada, olge lahke, helistage, kellele meeldib rohkem kirjutada, kirjutage, et me suhtume teie küsimustesse väga tõsiselt ja püüame kõiki aidata. Et
edu siis aastaaruande koostamisel ja hakake pihta, et oleme teie jaoks siin äh, olemas ja vastame teie küsimustele, et aitäh siis minu poolt ja kohtume veel.